No ja nüüd siis meie põhikatse. Ketas on pandud uuesti sensori külge, et nöör on jätkuvalt selle keskmise ketta peal. Ja siis me peaksime arvatavasti ka vaatama, mis meil siin toimub. Kui me võtame, et meie kiirus on siin 20, siis me kindlasti tahaksime oma 100 lihtsalt, sest me saame seda teha. Ja nüüd katsekestvus sai arvatavasti natuke liiga palju, aga las ta olla. Ja nüüd tuleb proovida. Ehk siis paneme katse käima ja laseme jooksma. Ja siis ülejäänud on juba okei. Iseenesest on see ju veel üks võimalus vaadata, kui kiiresti see katses ketas iseenesest tarkuses seisma jääb. Nüüd on see igal juhul läbi ja katse esimene ots on siit meile huvipakkuv. Ehk siis kiirus tõuseb, koordinaat tõuseb. Kui me vaatame kiirendust, siis me saame siit sellise pildi. Huvitav on meil tegelikult ju see esimene ots. Ja kiirus, ehk siis veel see ots, zoomi sisse. Kus see kiirus tõuseb, näib, et lineaarselt, mis ta ju võikski olla. Ja siis, kus meil see kiirendus on üsna konstantne, nagu ta võikski olla. Ja siis siit peaks need asjad hakkama välja tulema. Et andmed on olemas, saame hakata töötlema.